kui palju Tallinnas üldse loomi elab ja kui veider see on, et loomad on linnas? No tegelikult pole see üldse veider, sest et tegelikult on ju linn kunagi tekkinud loomade elupaika ja nüüd siis isegi see, kui nad on vahepeal suure ehmatusega ehituse eest kuskile peitu läinud, siis nad ikkagi tulevad oma elupaika ju tagasi. Või siis mõned hakkavad lihtsalt rohkem väljas käima ja rohkem silma alla. Aga see ei ole tegelikult üldse ka veider, et jäneseid linnas näeb, et siin meil on isegi see hea Eestis, et neid just nimelt jäneseid ja metsjäneseid, niinimetatud metsjäneseid, tegelikult sellist liiki nagu metsjänes ei ole olemas, on olemas Eestis halljänes ja valgejänes, aga need halljänesed ongi need kõige tavalisemad metsjänesed, keda nähakse ja nad on tõesti suured ja nad teevad ennast ka suuremaks. Ja see, et loomi on linnas palju, see tuleb paljugi ka sellest, et loomad hakkavad harjuma inimesega ja ennast rohkem näitama. Et siis tundub ka inimestele, et nüüd on korraga loomi palju. Eks muidugi see üldine arvukus kuskil väljaspool linnasid metsades ka mõjutab, et kui neid on seal rohkem, siis nad lihtsalt ei mahu enam ära sinna ja siis hakkavad ka osaliselt rohkem linna tulema. Huvitav jah, et kuidas loom linna satub. No idee poolest, nagu sa ütlesid, et siis loom elab metsas, siis tuleb inimene, loom läheb eemale, inimene ehitab linna valmis, siis loom tuleb nii-öelda tagasi, vaatab, et mis nüüd toimub, et nüüd ma lähen sinna majade vahele. Jah, just nimelt. Ja tegelikult tihtipeale on ka need, kes tagasi tulevad või on pigem juba järgmised põlvkonnad, kes siis otsivad omale elupaika ja siis kuna ruumi on vähe, nii või teisiti, siis nad peavad leidma selle sobiva ruumi ja siis satuvadki linnas seda otsima, seda sobivat ruumi endale. Aga põhimõtteliselt ka loodus nii-öelda tühja kohta ei salli, eks ole, nagu öeldakse, ja siis selle järgi ongi, et kõik populatsioonid tahavad ennast täita maksimaalselt, kus neil vähegi sobivam koht on. Kui ma jänest nägin, siis mingis mõttes on nii nagu üllatav ei ole, aga see paneb kuidagi mõtlema ja hästi kummaline näha jänest. Ma nägin seda tõesti nagu keset tänavat, seal lähedal ei olnud ei parki ega mitte midagi, keset asfaltteed ja siis on kuidagi hästi veider mõelda, et mis ta siin linnas teeb, et kas ta on ära eksinud ja kuidas see loom siia linna satub, et mida ta siia otsima tuleb, sest ilmselgelt tundub vähemalt, et tal võiks metsas olla palju rohkem süüa, palju mugavam, palju rohkem paarituskaaslasi ja kõike. No eks neid tegelikult jagubki neid loomi nii metsa kui siis linna, aga et linna tihtipeale jõuavadki need noored loomad, kes tulevad siis otsima omale uut eluala, kellele siis metsas enam ruumi piisavalt ei ole. Tulevad ka need isendid, keda mingil põhjusel on metsas liiga palju häiritud. Ehk siis metsades võib olla ka inimtegevus häirib ja siis selle tulemus inimene ajab looma metsast välja ja ta jõuab ise linna. Jah, just, et ka see juhtum on, aga see ei ole kõige olulisem juhtum, selles mõttes, et neid on palju neid erinevaid teid ilmselt, kuidas loomad siia satuvad. Et see on üks variant, et inimene ise oma muude tegevustega väljaspool linna, eks ole, metsaraiega või igasuguste kraavide vedamisega, mingid teede ehitustega, kõigega tegelikult ajab loomad liikvele ja siis loomad otsivad nemale rahulikumat paika ja tegelikult kui nad liiguvad pigem öösiti, siis nad võivad öösel ka mingeid rohealasid pidi tulles jõudagi niinimetatud rahulikku paika ja hommikul alles leida ennast linnas. Ehk siis, et tegelikult nad on täiesti samuti nagu inimene võib tegelikult millegi eest. Kujutagem ette võib-olla mingil määral drastiline võrdlus, aga seda võib ette kujutada, et kui inimene põgeneb sõja eest või mingisuguse sellise hästi hullu häiringu eest, mis talle endale, talle tundub elu kallale kippuv, et ta nii-öelda jookseb elu eest, siis ta võib ka jõuda sellisesse keskkonda ise aru saamata, kuidas ta sinna sattus. Ja kui ta sinna on jõudnud, siis tihtipeale on kaks varianti, kas ta püüab sealt ära minna, aga tihti seda enam ei ole hästi võimalik, vaid ta siis otsib sellise võimalikult rahuliku koha ja püüab kohanema hakata.
ja neid kohanemisi on ka tegelikult loomadel väga erinevad, et osad liigid kohanevad, osad liigid ei kohane nii hästi, et need on väga, väga head kohanejad, seesama hall jänes näiteks on kohaneja, mis mõttes päris hea, et tema on vägagi selline harjub ära oma selle maastiku muutustega, aga näiteks valgejänes ei ole nii hea kohaneja, valgejänes tahab nagu rohkem metsa saada. Samas on näiteks siin meil Tallinnas on eriti hea see pilt, et ka valgenesid on päris palju Tallinnas, mis viitabki sellele, et meil neid looduslikke metsi ja kus seda häiringut on oluliselt vähem, ka müratase ei ole nii kõrge, et neid ikka on Tallinnas veel ka. Kuidas see, Lauri, kas sa tead, et kuidas see Eestis niimoodi linnati erineb, et mingisuguse... Kui ma mõtlen, kui ma Tartus elasin, siis ma nägin hästi palju rebaseid, aga jänest ma tõesti mitte kunagi ei ole näinud ja nüüd Tallinnas nägin jänest. Tallinnas ma olen siin rebaseid ja kõike näinud, aga et kas kuidagi Eesti mõistes on see vahe ka, et Tallinn on just kui suurem, on ju, et kuidas see jänes siia tuleb või ma lihtsalt ei saanud peale? No tegelikult muidugi selliseid uuringuid väga palju tehtud ei ole linnade kaupa meil, et Tallinnas on võib-olla kõige rohkem seda loomade uuringut lihtsalt tehtud, kus saab öelda, kui palju neid on. Aga ma isiklikult arvan küll, et sellised liigid nagu rebane ja hall jänes, et need on kõikides linnades meil Eestis olemas. Et nemad on sellised suhteliselt linnaloomad, ja mitte ainult Eestis, vaid üle Euroopa igal pool nad tegelikult järjest rohkem linnastuvadki. Et nad kus see hall jänes või rebane, kus ta enda see ongi üks põhjus, miks nad nagu sellised head kohanejad on, et nad ei vaja väga palju. Et muidugi loomulikult, kui rebane näiteks on kuskil looduses, siis ta armastab tihti teha endale suure urustiku ja samamoodi jäneski, et tahab urus pesitseda või mitte pesitseda, vaid olla ja varjuda. Aga siis linnas nad kohanevad kergemini ka igasuguste muude varjepaikadega. Et nad leiavad endale mingisuguseid täiesti tihedamaid põõsastikke, mingid prahipaiku, kus on mingid vanad jäätmehunnikud jäetud, mingid kilakola on kuskil ja siis proevad sinna vahele. Teinekord on nad terrasside alustes majade all, kus on isegi selleni välja, et mõni vana maha jäetud kelder kuskil on. Et selliseid kohti linnas leidub. No peidupaiki siin ikkagi on, jah, kõvasti kindlasti. Keda veel linnas elab? Et keda siin Tallinnas näiteks näha? Aga linnas muidu lisaks on näiteks ka suhteliselt selline kohanev liik on ka metskits, keda tõenäoliselt ka igal pool linnades leidub. Et kus rohkem, kus vähem. Temal muidugi on juba neid varjepaiku ja suuremaid vaja, et tema nagu igale poole päris ei peida ennast. Aga tema on jällegi hästi selline julge liikuja ja ta liigub ka hästi kitsaid olusid pidi, et kui on mingisugused väiksed sellised koridorid kuskile jäänud, et siis ta liigub ikkagi ja tihti ka hüppab üle aedade ja on selline. Et metskitse võib näha, siis hästi tavaline linnaloom on siil. Siili on tõenäoliselt ka kõik linnades kohanud, aedlinnades eriti. Ja siis on teine tavaline linnaliik on orav, et teda on ka tõenäoliselt kindlasti linnas olemas. Siis kui oravast juba on juttu, siis tuleb orava järgi tihti peale ka nugis kohe, et kes on siis nagu kiskjana siis ja on selles mõttes ongi rebane ja nugis on sellised head näitajad, et nad on, kui me räägime loodusest väljaspool linna, siis seal on hästi olulised asjad, on toitumisahelad, et kui on juba kiskjad teada, et on tippkiskjad on olemas, siis viitabki, et toitumisahel on nagu terviklik. Eesti esu.